See näituse idee sündis tegelikult 30 aastat tagasi, kui õepoeg teatas, et arstitädi sõidab tuletõrjemasinaga, sest keegi on midagi varastanud. Ta kuulis mingit sireeni ja siis ütles emale. Ta ei osanud nagu seda. Ja see niisugune lapse üldistus asjadele ja see on kummitanud 30 aastat. Et siin ongi see, et ta kuulis ühte sireeni ja ta tajus siis, et ta pani kõik 3 asja kokku, et arstitädi tuletõrjemasinaga, sest keegi on midagi varastanud. 3 asja kokku niiviisi, et... Nii et idee on 30 aastat vana ja väljundini jõudis praegu. Ja. Kui küsitakse tihtipeale kunstnike käest, et kui kaua sa seda tööd tegid, siis siin me võime öelda, et me tegime tegelikult 30 aastat seda. Ja teostasime tegelikult 2 aastat, puht teostus. Ja ta ei ole kõik nii otseselt seotud, aga ikkagi ta on seotud selle sama teemaga. Just, et inimesed tajuvad isegi värve täiesti erinevalt näevad, rääkimata lõhnadest ja üldse ilmaruumi tajumisest. Tajud on erinevad ja kui inimene siit näituselt välja läheb, siis neid on kindlasti, ma ei tea, kui palju variante, mida nad mõtlevad. Aga ei olegi otseselt kedagi vaja õpetada, vaid just see ongi kaudne taju, et meie oleme maailma asjadest praegu selliselt aru saanud. Aga kuidas publik sellest aru saab, seda ju me ei tea täpselt. Me kolisime 2013 aastal, läksime Saaremaale elama, ostsime talu, siis võtsime lambad, alusi 2 lammast, Kihnu maalamas on see tõug, ürgne tõug, mis ongi nagu siis nagu pigem on see vild, mis sealt saada on, ta hästi viltub, et ta on väiksem kui tavanused lihalambad. Ja siis hakkas ema, vaatas, mis selle villaga teha saab äkki ja siis tema tegi. Nojah, et 2 esimest utte olid talus ja parasjagu käis tekstiilikunstnikel võistlus Pekingi Eesti suursaatkonda Pekingis ja see kavand võitis ja see värvvilditud suur vaip on praegu Pekingis suursaatkonnas ja tegelikult sealt alguse sai, et kui ei oleks see töö võitnud, siis ei oleks meil ka abistavat masinat võimalik olnud osta ja me ei oleks ilmselt sellega, mina ei oleks sellega tegelema edasi jäänud. Ja sealt ta läks lahti ja siis nüüd on 10 aastat on sellega tegeldud ja... Ütleme nii, et kuidas mina viltima hakkasin, oli see, et me ikka vaatame, mis ema teeb ja ta küsib mu käest mingit nõu, kuidas siis, mis minu arvamus on või... Ja siis ükskord ta tegi mingi töö seal valmis ja mulle üldse ei meeldinud see asi. Et minu jaoks idee oli nõrk ja kuidagi tuim ja siis tuli minu idee see Made in Saaremaa seal, kus on siis bränditooted, maistoodang ja siis lambavill. Ja siis ema ütles, kuule, see on sinu idee, et ma ei saagi nüüd päris ise teha seda, et teeme siis koos. Ja siis hakkaski, siis me tegime koos niiviisi. Iga töö eraldi. Täiesti koos ikka. Kompad paika, mingid asjad, viltimised ja täitsa otsast lõpuni. Siis ma alguses küsiti küll, et mida te koos teete, et eks sa muud ei tee, et see näitab füüsiliselt viltida lihtsalt. Aga ei. Ja siis ta läks edasi, siis on järgmine näitus oli, siis tegime ka ikka mingid asjad olid veel koos seal ja siis olid eraldi ja nüüd siin on siis kõik eraldi.